armastus, suhted. Vaatame, mis on siis kaartidel meie paarisuhete, armastuse kohta öelda, hetkeseisu järgi, see on ajatu kollektiivne lugemine. Võta siit endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks tähtis oluline, mis sa tunned, et ei ole. Lase see lahti, jätta see kellelegi teisele. Esimene kaart, mis meil tahtis siit kaardipakist välja vupsata, meil on müntide kuninganna tagurpidis asendis. Sa teed liiga palju teiste inimeste heaks ja jaoks, sa liiga palju muretsed ja aitad ja poputad ja hoiad kätt ja hellitad ja muudkui kuulad nende muresid ja oled olemas, see on absoluutselt väga tore, sa oled teiste inimeste jaoks väga nagu siuke kindel kalju ja kelle peale saab alati toetada, aga see kaart on ju tagurpidi, mis tähendab seda, et sa ei toeta iseennast, sa ei poputa iseennast, sa ei hellita iseennast, et me küll anname hästi palju selles kaardis tagurpidi, aga vastuvõtmisega on suur probleem ja meil tihti õpetatakse juba väiksest peale ka selliseks, et mis nüüd mina ja küll ma ikka saan ja et mind ei ole vaja aidata ja et me ei taha olla nagu kuidagi siuke väeti või et abitu või et kuidagi koormaks olla kellelegi, aga tegelikult andmine ja vastuvõtmine on sama mündi kaks poolt. Kui sul vastuvõtmisega on jama, siis tegelikult andmisega ka natukene sassis, et sa annad endast liiga palju ja tervisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata iseendale, enda soovid, enda vajadused, enda unistused rohkem sellele fookust nagu tagasi tuua. Müntide kuninganna tegelikult väga edukas ja hästi selline soe ja armas inimene. Ta on lihtsalt natuke võib-olla liiga tagasihoidlik ka suhetest, kui me räägime nüüd paari suhetest, et me muudkui muretseme ja anname ja kas tal on ikka kõik hästi, kas ma ikka meeldin talle, aga me võiks nagu rohkem küsida endalt, kas mul on kõik hästi? Kas mulle see sobib? Kas see käitumine, see inimene, see tunne, kas mul on hea olla? Kas mind koheldakse hästi? Kui ei, tuleb suu lahti teha, mitte jääda nagu kuidagi lootma, et äkki ikka muutub, sellepärast, et me peame ise siin olema natuke enda saatuse sepp ka eriti müntide kaartides, mis on rohkem nagu sellised praktilisemad, et meil tuleb reaalseid samme astuda. Kui meile midagi ei meeldi, meil tuleb praktiliselt, reaalselt, füüsiliselt midagi ka nagu siis muuta. Järgmine kaart meil tuleb saatan tagurpidi. No, saatan räägib tervenemisest, tegelikult toksilistest suhetest. Tagurpidi on ta hea märk, et kui sul on hirm, et sa satud nagu jälle mingisuguse jama otsa või jälle mingisuguste negatiivsete inimeste või suhtetüüpide otsa, siis tea, et tegelikult sa oled tervenenud sellisel viisil ja määral, et need rasked vastikud inimesed enam sinu ellu ei tule. Sa võid julgelt avada ennast, julgelt edasi liikuda ja isegi müntide kuningannaga tuletame meelde tagurpidi ka rohkem võib-olla, mida vähem me muretseme, et kus mu suhted on ja kas ikka läheb hästi ja ka mida rohkem me tõmbame seda fookust tagasi iseendale, seda paremad ja õnnelikumad ja ägedamad suhted tegelikult meie ellu tulevad. Viimane kaart on maag. Sa saad kõik, millest sa unistad, et maag ongi see, kes ütleb, mina tahan nüüd nii ja vot nii hakkab olema ja maagi kaardis kõik unistused, kõik soovid absoluutselt täituvad, nii et sul on võimalik saavutada kõik, mida sa soovid. Aitäh, mina olen Tiiu Tarot.